Tere õhtust, head ettevõtjad! Kas te olete mõtisklenud, kust tuleb teie julgus? Teie julgus teha suuri asju, saavutada, avastada, leiutada. Teie julgus tuleb ühest kohast, teid kannustab uudishimu. Aga seal on midagi veel. Selle juurde pöördume tagasi. 5 aastat tagasi oli üks Eesti teadlane, kes tahtis ehitada maja ja ta tahtis, et tal oleks selline tavaline katus, valsplekk katus, aga see toodaks elektrit. Sellist katust ei olnud maailmas olemas. Aga mida teeb inimene, kui ta tahab midagi, aga seda ei ole olemas? Ta hakkab leiutama, eksperimenteerima, ta proovib teha midagi, mida ei ole olemas. 2 aastat hiljem olid Eestis 5 maja, mille katused tootsid elektrit. 2 aastat tagasi kevadel kuulsin mina esimest korda nime Roofit Solar. Mulle tundus see geniaalne, et on 3 märksõna pandud ühte nimesse, ehk siis katus, IT ja päike. Ja mida teeb üks nutikas katus? Üks nutikas katus teeb päikese teie jaoks selleks elektriks ehk energiaks, mida saate majas kasutada. Nüüd tänasel päeval, oktoobris, kui me oleme siin ettevõtluskaalal, on 8 riigis Eestis leiutatud ja toodetud katused tootmas päikesest rohelist elektrit. Sellest lõviosa katuseid asub Eestis, nii et kui te käite Nõmmel, Laulasmaal, Saaremaal, Võrumaal, siis te ei näe neid katuseid, seepärast et need näevad täpselt välja nagu tavalised katused, aga kui te lähete sinna omaniku juurde, siis omanik särab nagu päike. Ja miks? Sellepärast, et tema saab keskkonnale anda midagi tagasi, midagi rohkemat kui see, mida ta ise tarbib või seda jalajäljena maha jätab. Kas te teate, mis on ühe keskmise, sellise Harju keskmise päikese katuse keskkonna mõju? Mis te arvate, mitu tiiru ümber maakera võiks jätta sõitmata autoga? 78 tiiru ümber maakera on see, mis on üks päikese katus, aitab ära hoida CO2 teket. Ja see on üks katus, aga kujutage ette, kui need katuseid on 10 000, miljon või kõik katused oleksid sellised, mis toodaksid elektrit. Julgus avastada, eksperimenteerida, ebaõnnestuda. Läksin Roofit Solari, kuulsin sellest ettevõttest, läksin siis esimest korda seda Väänas väikest asuvat garaaži vaatama, kus neid paneele toodeti. Ja kui ma esimest korda nägin seda päikesepaneeli, ma mäletan, kuidas ma käega libistasin ja ma armusin ära reaalselt. See oli minu arust ilusam kui iPhone. See oli selline nagu must, elegantne ja sile. Ja siis ma kujutasin ette, et meie linnad jäävad sama ilusaks, kui nad on. See tavalised päikesepaneelid muidu muudavad natukene linna arhitektuuri. Ja ma mõtlesin, aga miks keegi ei tutvusta, miks inimesed ei räägi. Ja siis ma käitusin nagu rajateele. Ma pakkusin kõigepealt iseennast, et ma tulen ja aitan siis seda maailmale tutvustada. Ja nüüd siis tänases päevas on 20 inimest Andri Jagomäe kõrval, kes aitavad neid katuseid toota, tutvustada ja maailmasse viia ning et Eesti innovatsioon, päike paistab igal pool, aga las siis Eesti innovatsioon aitab selle päikese püüda kinni ja muuta katustel roheliseks elektriks. Nii et kliimakriis, need tõsised teemad on leidnud siis eestlaste leiutisega lahenduse, et anda oma väike panus rohelise energia loomisele. Aga on siis üks asi veel peale uudishimu ja julguse katsetada, mis see on? Mida teil kõigil on hästi palju, millega te eristute? E-tähega sõna, see on energia. Just nimelt, kui inimestel on palju energiat, siis nendest headest ideedest saavad suurepärased teod. Nii et head ettevõtjad, te olete teinud suuri saavutusi. Kõik see inspiratsioon, uudishimu ja energia on siis päädinud ägedate ettevõtetega, ägedate ideedega ja toodetega. Aga üks asi veel. Kui teil on palju energiat, siis te peate olema kindlad, et teie isiklikud patareid tühjaks ei saa. Nii et nagu saatejuhid alguses ütlesid, et õnnelikud ja puhanud inimesed, kui me ei saa minna soojale maale päikese alla, siis mida meil oleks vaja? Lähme siis kas või kalale, puhkame, võtke pikk või nädalavahetust, tähistage oma töötajatele, andke neile vaba päev, las nad puhkavad selleks, et saavutada uusi asju. Nii et avastage, puhake, looge uut energiat
ja inspiratsiooni võite leida igas hetkes, kui te olete pühanud ja täis energiat. Nii et kõike head teile, aitäh, tublid ettevõtjad, rokime edasi! Aitäh!